Tšau, Kats! Tere! Tead, ma ei oska sind kuidagi sisse juhatada, sellepärast, et ma arvan, et come on, kõik teavad sind. Mis see eeldus see nüüd on? Kindlasti ei tea. Ma olen päris kindel, et kõik meie kuulajad, vaatajad on vähemalt korra kunagi kuulnud Täitsa Pekkis podcastist. Võib-olla, aga me ei saa eeldada tegelikult seda. Aga ma tean, et on midagi, mida meie kuulajad ja vaatajad sinu kohta ei tea. Näiteks seda, et sa oled HD võtmes 25 profiiliga emotsionaalne manifestor. Ma arvan, et seda enamus ei tea. Jah, see on päris hea sissejuhatus. Palju parem kui see, et Kats ja Täitsa Pekkis podcast. Tegelikult podcastiks, aga ma olen täiega imetlenud sinu puhul seda sükest ehedust ja avatust. See on minu meelest üks one of the most inspiring people I know. Oh my god, aitäh musi. Jaa, täiega. Ja mulle tegelikult täiega meeldiks suga natuke rääkida sellest, et how does it feel like päriselt elada emotsionaalse manifestorina siin selles maailmas ja ennekõike veel emotsionaalse manifestor naisena. Millal sa HD-st üldse midagi kuulsid? Ka hea küsimus. Ma arvan, et mõned aastad tagasi, ma arvan mingi 3-4 aastat tagasi. Võib-olla ma kuulsin kindlasti võib-olla isegi varem. Ja siis ma kuulsin, kust on mingid manifestorid ja mingid generaatorid ja projektorid ja siis ma ei tea, kust mul nagu see teadmine kuidagi, et ma ei tea, et umbes manifestorid on nagu vähem ja kuidagi see nimi nagu manifestor tundus mulle alguses nagu siukse, mingi kes need on, vaata. Ja siis, kui ma esimest korda vist kuskil internetis nagu sisse panin siis enda need andmed on ju, ja mul tuli sealt vastuseks nagu manifestor, siis ma arvasin, et see valetab. Oota, nagu see, mis mõttes nagu? Ei saa ju olla nagu. Kusjuures see on nii absoluutne klassika, ma siiani ei ole kohanud ühtegi inimest, kes oleks süke, et nii kui ta saab oma selle profiili kätte, on ju, et see on süke nagu ma olen sakraal või ma olen manifestor. Tavaliselt sakraalid on sellised, et ma tahaks täiega manifestor olla, sest et tundub, et vaata nende elu on nii lihtne, on ju, ma muudkui lähen ja teen, mis tahan ja muudkui algatan ja asjad juhtuvad, on ju. Ja siis manifestorid on süksed, et oota. Mis mõttes nagu, mis asja see ei ole küll mina, on ju, et lähen ja lihtsalt muudkui teen ja algatan ja ei peagi kõike ära tegema. Oot. Jah, ja kuidagi nagu ongi lihtsalt see, et manifestoreid on nagu protsentuaalselt päris vähe, on ju, reflektoreid on veel vähem, on ju, aga siiski neid on nagu vähem ja siis ütki nagu, et oota, aga mis see siis nagu tähendab? Ja siis kui hakkad nagu natukene uurima või natuke rohkem teadlikuks saama ja siis oled mingi, oota, aga mis asja nagu? Oota, mida? Et kuidagi nagu nii palju nagu enda kohta teadmist, aga samal ajal ka seda, et oota, aga ma tegelikult, kas ma siis olen selline või ei ole või oota, ma ei saanud nagu mingi et veitsa nagu raputab alguses see nagu teadmine, ta toob nagu selgust, aga samas toob ka nagu veitsa palju segadust juurde ja siis kuidagi alistumine nagu sellesse, et mingi, okei, et võib-olla siis nagu mind on pandud või surutud kuidagi mingitesse raamidesse ja tegelikult mingi see loomulik olek on tegelikult hoopis ikka midagi muud, mida pigem ma olen siis võib-olla varasemas elus nagu alla surunud või valeks teinud. Et see nagu ei ole okei. Nagu ainult mingi algatada. Kusjuures see on nii äge, et sa tegelikult seda jagad, sest et see ongi süke klassika manifestorite puhul, et tavaliselt seda sükest vabaduse janu ja seda, et sa lihtsalt lähed ja algatad, et sa ei pea kõike lõpule viima või ise ära tegema. Et seda on tavaliselt valeks tehtud ja teine asi on see, et ise asi vaata, kui palju vanemad oskavad nagu teadlikult toime tulla sellega, on ju. Ja siis, kui laps on sellise pigem tugeva tahtega, siis tavaliselt mida ju tehakse, on ju. Minu just kool on hästi vägivaldne manifestorite osas. Et nüüd õpi seda, mida sulle öeldakse ja tee seda, mida sa tegema pead, on ju. Ja siis, kui me ütleme sulle, et sa pead seda tegema, eks. Et selles suhtes manifestoritel ma olen kohati mõelnud, et võib-olla see on isegi kõige raskem teekond tagasi iseenda juurde, et aktsepteerida vaata seda vabadust ja vastutust, et sisuliselt ma olengi see vaata suur röövlind, on ju. Ja ma istun oksal ja puuri pole, isegi ust pole, puuri pole, midagi pole, on ju. Et ma võin siin selles elus teha ükskõik mida ma tahan. Jah, ja ma ei tea isegi, kas ma olen seda lõpuni vastu võtnud. Ma arvan, et täiesti lõpuni ei ole ikkagist veel. Kus seda ikkagist enda olemust, et ikkagist tuleb see, et aga äkki ma ikka peaksin asju ikkagist
tegema mingeid neid detaile, ikkagist nagu tegema rohkem ja kuidagi selle puhkuse tsükli nagu vastuvõtmine, kogu see, et ongi okei puhata või, et me peagi kogu aeg nagu tegema hommikust õhtuni või. No et see on ikkagi siiamaani selline struggle. Sa oled emotsionaalne ja emotsionaalseks manifestoriks teeb sind AD võtmes 1222 kanal, on ju. Et see on see tohutult suur avatus, see, mis mul nagu sinu puhul tead lihtsalt teeb südame soojaks, see, et kuidas sa suudad nii avatult ja nii ehedalt olla sina ise. Et sa toodki lauale nagu kogu selle pirlerkaare, on ju. Et see emotsionaalne lainetus. Jah, juhuu, on ju. Et kõrvalt mina võin vaadata, et vaata kui ilus on ju, et kats on nii avatud, aga selle pillerkaarega elamine ei ole ju nii juhuu, on ju. No see on päris suur väljakutse. Aga ongi, mida rohkem seda aktsepteerida, sellest üldse nagu teadlikumaks saada, et see on okei ja okei on need väga kõrged ja väga madalad ja see lainetus, et siis nagu üks hetk, et kuidagi sa nagu hakkad rohkem seda aktsepteerima või sellesse nagu alistuma ja kuidagi nagu võtma seda mingi osana, et see nagu ongi nii ja see on okei olla selline ja nagu ongi lihtsalt see teekond sellesse iseenda ehedusse. Eks see on nii naljakas, on ju, et tegelikult meie loomulik seisund peaks olema kõige loomulikum asi siin maailmas üldse, eks ju. Ja me peame justkui nagu, siis me peame täiega kogu aeg koorima, et oota, nagu, kus see minu loomulik oleks siis nagu on ju. Kõikide nende kihtide, kõikide nende maskide ja programmide ja kõige selle all, on ju. Et tegelikult on tõesti jabur mõelda, et meid on õpetatud kogu aeg muudkui ehitama ja siis nagu mingist hetkest me lihtsalt peame hakkama muudkui lammutama ja maha koorima lihtsalt selleks, et tagasi jõuda koju iseenda juurde, on ju. Aga ma arvan, ma siia räägiksin kohe ära ühe loo, mis on sinuga seotud ja mis tegelikult mille peale ma täna hommikul mõtlesin ja mis ma arvan üks hetk, mis võib öelda, et muutis minu elu. No nii. Oli siis, kui circa 1,5 aastat tagasi, varsti 2 aastat tagasi, kui sa käisid siis natuke tegemas meile HD-d, on ju, täitsa pekis tiimile, see oli väga turbulentne aeg, mingi hullus lahutusprotsessis seal sees, on ju. Ja siis sina ütlesid mulle tookord, et esiteks ongi, et mu häälel on hästi suur siis nagu kõlapind ja võim nii-öelda ja et kuidas seda siis kasutada ja see, et ma pean lihtsalt natuke nagu maha rahunema ja hingama ja nagu rahulikult ennast väljendama. Ja. Nii. Ja siis ma tatoveerisin endale selle hinga siia käe peale. ja. Aga sa oled alati minuga. Ja see 1222. Minu meelest sa oled nii hea eeskuju selles osas, kuidas sa seda kasutad. Et sa liigutad inimesi. No vaata, sina seda niimoodi ise kõrvalt ei näe, on ju. See on see sama asi, et kus meil vahepeal on täiega vaja neid peegleid. Ja see on ka tegelikult see, mis mulle HD juures hästi meeldib, et annab võimaluse objektiivselt mingeid asju välja tõsta, nähtavaks teha, on ju. Aga su häälel on kõla. Ja see, mida ehedamast kohast sina tegelikult räägid, et küsimus tegelikult ei ole üldse sõnades. Küsimus on selles, et kui need tulevad südamest, on ju, siis need liigutavad inimesi. Ja ma arvan, et ma ei ole sugugi ainus, kes ütleb, et tegelikult sinu jagamised, need ehedad ja kohati ka üldse mitte ilusad, on ju, aga ehedus ei olegi täiuslikkus, eks ju. Et need liigutavad ja need tegelikult sinu sõnadel on võime transformeerida masse. Ja see kõlab tegelikult ju nii ilusalt, on ju. See kõlab ilusalt, aga see kõlab ka aukartust äratavalt. Ja see kõlab või nagu selle, et ma arvan, et nüüd mul on nagu ma olen juba paremas kohas selle eneseväljendusega, aga ma arvan, et see on ka manifestorite teema, sa võid nüüd öelda, et ongi selle, et ongi üks struggle-itest see, et mind on liiga palju. Ja. Ja teistpidi jälle, aga ma ei ole piisav. On ju. Et ja, manifestorina sind on kindlasti palju. Kas sa oled seda informeerimise värki ka hakanud rakendama? Oh my god, kui ma see oli vist üks esimese asju, mis ma human designi kohta ja siis nagu enda selle profiili kohta lugesin ja ma mingi oota, ma pean
ma pean ma olin mingi see oli, ma arvan, üks täiega see hetk, millega ma olin megal struggle, et miks inimesed ei mõista mind nagu, sest ma olen lihtsalt nagu mingi, ma läksin ja tegin ära ja siis tiim ja kõik inimesed on ümber nagu mingi ma ei tea, nagu miks, kuhu, mida nagu ma räägin seesama mees, kes läks prügi välja viima ja siis tuli 3 nädalat hiljem tagasi ja siuke, mis mõttes nagu yo people, ma lihtsalt ajasin oma asja. No täpselt, et varem ma olin ikka täiesti nagu lihtsalt mingi tegin, läksin nagu ma olen mingi, miks te peate kõiki neid, miks te peate teadma nii palju nagu, mineks tundub see nagu natuke siiamaani nagu, et mingi, miks ma kõiki samme nagu ütlema teile, aga kui ma sain sellest teadlikuks, siis see aitas mind siiamaani nii palju, et et lihtsalt räägi, lihtsalt jaga, et mingi, et ongi nagu kas või podcast'i tehes Mihkliga on mingi väikest asja, ma teen nüüd seda või ma lähen nüüd sinna või ma mõtlen, et ma tahaks seda teha, on ju. Ja on jumala harmoonilisem, jaa, okei, kuule, tähed ütlesid, on ju. Ja tiimis samamoodi. Ja alguses lihtsalt, see tundub minu jaoks nii mõttetud tegevus, mida teha. Ma nii, davai, we need to go, we need to do things, nagu let's go, et meil on nagu mingi üks lüli siin informeerida, me saaksime juba 750 asja siin vahepeal tehtud ja liigutus, on ju. Jep, eriti siis, kui see emo excited hetk on peal, siis ongi siuke turbokiirusel. Nagu, miks ma peaksin tõmbata mul hoo maha ju? Come on, nagu, let's just do it. Et, aga seesama informeerimise värk, kas sa oled märganud, et see tegelikult tööalaselt toimub ka hullult hästi? Ja täiega lihtsalt. Et tegelikult, kui sa ikkagi nagu õige koha pealt algatad, on ju, ja ma arvan, et sa tõenäoliselt oled ära tabanud ka vaata selle, et kui sul on siuke, et peaks midagi tegema ja ma teen nagu inertsist, on ju, versus see, et kui sul on siuke paus ja siis tekib see siuke see säde, on ju. Ja nüüd ma olen nagu mingi, kus see on, sest ma ei ole nii nagu mingi nagu ongi see paus on sees ja ma olen nagu mingi miks seda ei ole nagu, et ma tean seda tunnet ja ma olen nii pikalt nagu trainud, nagu sõitnud seda laineharja, ja nüüd ongi nagu mingi fuck, nagu mida ma siis teen või mida ma teha tahan, nagu mingi midagi ei taha teha, nagu mis siin toimub nagu. No jaa, nagu lihtsalt by the book, vaata. Et tegelikult seesama värk, et kui sa nagu õige tunde pealt ju algatad, on ju, ja siis sa nagu ütled inimestele, et kuulge, me hakkame nüüd sinna sõitma. Ja kõik on mingi davai, let's go. Kuhu ma alla pean kirjutama? Ja mis siis saab, kui sa teed seda selle teise värgi pealt? Siuke, et nagu peaks ja kuidas ma nüüd süka mööpsun olla, kui ammu midagi teinud. Jah, ma olen siin nüüd proovinud seda. Kuidas läheb? No ei lähe üldse hästi. Ausalt, ma ütlen sulle, nagu see näiteks hiljutine näide, ma tegin selle esimese mentorprogrammi, sa tead, sa olid mu külalisõpetaja. See oli nii äge. Oli Egipt plõkk, kõik mingid teemad ja siis kõik nagu on ja mingi davai, rahvas tuleb, on ja nagu megagrupp lihtsalt on ja nüüd saamegi nende naistega veel esmaspäeval kokku, lähme hiilstantsutrenni ja mingi sööma ja jätkame nendega ja Helen oli kusjuures nagu top lemmik külalisõpetaja. Et HD aitas neil ka nagu nii palju hakata ennast rohkem nagu mõistma ja vaata, okei. Vaata, tegelikult me sellepärast natuke tahakski seda siukest praktilist mõõdet juurde lisada, on ju, et üks asi on see teooria ja teine asi on tegelikult see, et how it really plays out in life, on ju. Et et see päris elu, et kuidas me tegelikult elame oma nende mingisuguste profiilide ja avatuste, täidetuste, eks ju, ja autoriteetide ja kogu muu pillerkaarega, on ju. Ja sina oled esimene inimene, kes mul niimoodi pähe põtsatas, et come on, nagu ma ei tea mitte kedagi, kes oleks rohkem siuke emo manifestor 12-22 ja nagu päriselt, et elab ka seda on ju niimoodi. Jah, ja siis tulles tagasi ongi see, oli see esimene programm, kõik oli nagu nii lahe sõit oli ja siis ma mõtlesin, et ma teeks teise ringi ka, aga see teine ring tegemine tuli hoopis teise koha pealt. Siis üldse ei loonud ära ennast. Jah, sa praegu tood, ma olen vaata, et toon seda näidet, ma olen koolitustel hästi palju toonud seda näidet, et manifestori jaoks, et raudteejaam ja rongid, issand kui põnev, davai, ma õpin ära nüüd, kuidas nagu rongiga sõitmine käib, on ju, ja siis ma nagu teeme raudteejaama ja laome liiprid, on ju, ja täiega äge, on ju, esimene sõit jumal äge, õppisin kõik ära, on ju, kõik on selge ja siis nüüd tekkis mul mingi järjekord sinna ja nüüd on nagu mingid inimesed ja ma olen rongijuhi ametis, aga seda ma nüüd küll ei tahtnud, on ju. Et see esimest korda või midagi uut või ühe korra ära teha on täiega äge, aga see pidevalt jääda tegema või nagu see järjepidevus. Jah, ja vaata nüüd, ja see oli nagu üks näide, nüüd, ühesõnaga ma jätsin ära selle programmi praegu, sest liiga väike,
grupp tuli kokku ja siis, aga nagu nii hea näide on tegelikult ka Täitsa Pekkis saade, nagu kui pikalt, tegelikult seda laineharja ma sõitsin ikka väga pikalt, 5+ aastat oli ikkagist see kuidagi see uudsus seal taga ikkagist mingitel viisidel ja kuidagi see tiim ja kõik nagu oli äge. Ja nüüd on nagu okei, nagu justkui nagu peaks tegema, aga nagu noh, ei saa. Sest et seda pushi ja seda sadet ei ole. Ja seleta seda siis inimestele nagu. Seleta seda inimestele, just nimelt seleta seda inimestele. See ongi see, mis muudabki tegelikult iseendana elamise jumala keeruliseks, sellepärast, et meil on nüüd sotsiaalsed normid ja ootused ja eeldused, on ju. Mis mõttes vaata. Ja nüüd eriti keeruline on see, et kui sa oled juba teinud midagi sükest suurt ja silmapaistvat, on ju. Aga mis mõttes sa nüüd siis nagu enam nii ei tee või üldse ei jätka, on ju, või noh. Et see tegelikult nõuab ju hullult suurt julgust, et lubada endale, et kuule, okei, et mis siis, et teised tahavad, et teistele meeldiks. Aga... Ja endal on ka see okei, et nagu, aga miks ma siis nagu, miks ma tunnen niimoodi, et sellel ju, noh, et ma ju võiks nagu seda laineharja veel edasi nagu teha, sest tegelikult oli ju tore. Et noh, mõlemad nagu, et ise endale vaata, et nagu, et okei, et nagu, aga äkki ikka võiks nagu, äkki ikka kuidagi saab, aga nagu tegelikult ei saa. Mitte sellisel viisil. Et seal peab nagu siis mingi uutus või midagi tulema teisest kohast, on ju. Ja nagu nii, ongi nii keeruline on praegu olla selles kohas, nagu, fuck, no. Ma kujutan ette, kuidas kusagil on nii palju inimesi, kes samastuvad. Isegi need, kes ei ole lihtsalt manifestorid, vaid on lihtsalt emotsionaalsed tüübid, on ju. Aga kuidas sa ise, sa enda puhul tunned ära, on ju, need emotsionaalsed tipud ja madalikud, eks ju? No ma nüüd olen hakanud neid tundma, nägema neid kohti, jah. Kas sa oled seda ka märganud, et vaata, sa mainisid hästi mitu korda alistumist, aga et kas sa oled seda ka märganud, et kui sa nüüd madalas kohas ei protesteeri selle vastu, vaid lihtsalt lased olla, on ju? Noh, ei pushi, ei sunni, vaid et ongi, et mul ongi mingi melanhoolne, sügav auk. Et siis ma nagu lubangi endal, ma ei tea, kodus patja nutta ja teha teed ja lihtsalt olla ja offline'ida. Rohkem ja täiega palju rohkem. Aga möödub ju kiiremini, on ju? Ja see üldse nagu, noh, ma arvan, mitte manifestoritel, vaid üleüldse elus, et nagu mida rohkem me mingil asjale nagu surume, seda vastusurvet osutume, noh, seda, noh, sealt need kannatused alguse saavadki, sest vastupanust sellele olukorrale, on ju. Et kui ma nagu võtan vastu need emotsioonid, ma päriselt kogen need emotsioonid nagu läbi ja olen selle sees, siis, noh, need emotsioonid lähevad läbi. Kas sa oled muidu märganud, et tavaliselt peale seda sügavat melanhoolset auku tuleb ka teiega inspireerivaid ideid, mida jagada teistega või? Need lood tulevad sealt ja need kohad ja... Seal on, selle melanhoolse energiga on tegelikult see trikivärk. Et kui nagu aktsepteerida seda, et kogu aeg ei peagi olema hästi, ei saagi olema hästi ja et noh, need ups and downsid on vaata loomuliku osa elust. Siis tegelikult on see natuke nagu pärlipüüdjana elamine, on ju. Et vahepeal ma nagu sukeldun sinna hästi sügavale, see on hästi pime ja ongi hästi kõle, eks ju. Aga sealt tuleb alati, noh, ma tulen sealt alati tagasi millegiga, on ju. Sinna ei pea jääma ka kauaks, et ei ole niimoodi, et ma nüüd sukeldusin, siis ma hopnik sai otsa, siis ma uppun ja lämbun, on ju, vaid et... Jah, no siis sa saad, noh, selles mõttes sa saad jääda sinna väga kauaks. No, võt see nüüd... Et ma ise olin nagu ka võib-olla nagu, okei, noh, võib-olla mingis mõistes natuke liiga kaua selles või nagu ma ikkagi ise forsseerisin seda kannatust endale juurde. Vot, just. No, on ju, täpselt seda vastupannus olekut, nagu, et ma ei aktsepteeri seda olukorda, ma ei ole nõus, on ju, noh. Teine asi on veel see, et ma ei tea, kas sa oled ka märganud, et kui sa hakkad seal lugusid rääkima, sest et see melanhoolia on ju see, et mõistus sellest ju aru ei saa. No see on tegelikult ju kehaviis lihtsalt öelda, et kuule, praegu on aeg puhata, on ju. Aga nüüd, noh, mõistuse tasandil sellest on ju raske aru saada, seal on ju ikkagi see, et oota, aga miks ma olen? Miks nüüd niimoodi juhtus? Mis nüüd nihu läks? Midagi tuleb ette võtta, et siit ruttu välja saada, on ju. Ja kui sinna nüüd neid lugusid taha panna, ma olen vähemalt kõrvalt niimoodi hästi palju täheldanud, et see on see, kus on võimalik neid kannatusi venitada, no läksingi sinna põhja ja siis 2 aastat hiljem leiti mind sealt üles, on ju. Et oled ju märganud, on ju, et kui sa nagu lugu taha ei pane, noh, lased lihtsalt olla. Comes and goes, on ju. Jah. Hakata märkama neid lugusid ja üldse, et nagu, mis on emotsioonid ja mis on lihtsalt lood meil peas nagu. Ja õppida neid lugusid kuidagi nagu nägema kui mingid õhupalle ja lihtsalt lasta neid nagu aga noh, easy to say, on ju. Aga ongi. Harder to do selles mõttes, et eks see nagu ongi siuke need lainetused, millest sa räägid, on ju. Ja vahepeal nagu täiega unustad jälle kõik ära ja nagu, on ju.
vahepeal on ka need tipud ja siis nagu need lained ühtepidi löövad pea kohal kokku ja siis nad löövad nagu teistpidi pea kohal kokku. Sa neid tippe, sa raudselt armastad neid tippe. Neid, kus on nagu siuke emotsioonid miljon ja iha miljon ja tahan kõike ja let's do it kohe, on ju. Täiega. Klassika. Kas nii saaks kogu aeg olla, on ju? Kas nii saaks kogu aeg olla? Sa oled kunagi selle iha miljon, mulle nii meeldib, sest vaata emotsionaalne olend on ju, ikkagi draivitud ja juhitud ju ihade poolt, eks. Kas sa oled kunagi, ma raudselt oled, aga ma küsin ikkagi, kas sa oled kunagi iha miljoni pealt teinud rumalaid otsuseid? No ma arvan, et isegi mitte kunagi, vaid vaid nagu väga palju ja nagu, selles mõttes ma teen seda ikkagi nagu siiamaani, sest nagu vahepeal on ikka nagu mingi ja siis sa vaatad, nagu mingi kalender on näiteks üks hetk nagu mingi täiesti täispukitud nagu, siis mingi, oota, kus ma nüüd nagu siia sain nagu. Iha miljon aitas. Täiega. Iha miljon aitas, iha miljon tõi mu siia. Kõik on nagu tundubki nagu nii exciting ja nagu mingi tolles hetkes tundubki nagu nii lahe, nagu mingi oh my god, see asi ja siis see asi ja see ja see ja see, sest nagu Siis algataks kõike ja ütleks kõigele jah. Ja siis sa veel arvad, et sa suudad selle kõik ära teha. Jah, aga see ka möödub. Kahjuks ka see seisund möödub, mis ongi nagu see kõige suurem häda, on ju. Et vaata nagu see lainetus, on ju. Ups and downs. Et upsis sa saad algatada hästi palju, ongi siuke, et topime kõik täis. Ma suudan selle kõik ära teha. Siis hakkab vaikselt. Aga kas sa oled märganud, kas seda oled ka märganud, et vaata ühed on siuksed pikemad lainetused, on ju, aga teised on siuksed päeva jooksul võib olla ka mitmeid selliseid. Kindlasti ja täiega. Päeva jooksul periooditi ja väga pikk. Praegu ma tunnengi, et kuidagi nagu, et see periood on nagu päris pikk ikkagi, sest seal vahepeal nagu on mingeid mingeid kohti, kus on nagu on juba mingeid sööst, aga ikkagi see kuidagi see tsükkel on nagu praegu päris pikk. Siuke, kus nagu ei ole tegelikult seda tunnet või seda drive'i nagu sees, seda creative urge, on ju. Samas sellele eelnesi vaata see pikk periood, kus oli, on ju. Et ja siis on nagu siuke igatsuskand nagu selle järgi või et ikka lähed sinna. Ja sest taustal ikka tiksub see, et sa peaksid olema ju nagu creatively productive kogu aeg, on ju. Ja ainult siis, kui sul tekib see impulss ja sa algatad ja siis kuidas see teiste inimeste kaasamisega on? Oh my god. On ju? See ongi. Jaa, ma tean. Sest muidu manifestori puhul ma võiks rääkida sellest, et tegelikult nii kui sa selle creative urge'i pealt teed, siis see siuke saavutamine, ära tegemine, nagu tööalaselt, jumala chill. Nii kui tekib impulss õige koha pealt algatad, siis rongiliin ja kohe popp ja kohe inimesed on peal ja kõik toimib, on ju. Aga pikaajalised sõidud on keerulised. Mis tähendab seda, et ja midagi suurt üksi üles ehitada, vaata siin nüüd ongi see, et tahaks minna kiiresti, seda saab teha ainult üksi, on ju. Aga kui elus tahaks vahepeal niimoodi, et ei ole ainult 100 meetri sõidud. Jah, siis ikka koos. Jah. Et manifestor ja teised inimesed, suhted ja kaasamine. Kas saaks kuidagi mitte teha? Saab 100 meetri kaupa. Ja täpselt, kas saaks nagu ilma selle, et peaks informeerima inimesi. No saab, aga konflikte on palju. No täpselt. Saab, aga konflikte on palju. Väga palju. Ja väga arusaamatusi just ja miks küsimusi ja kuidas nii ja segadust, palju segadust lihtsalt. Seda vihavärki ühte või teistpidi. Et tegelikult sellises ideaalses rahus elav manifestor on imeilus nähtus. Ainult et rahu seisund on pidevalt varjutatud igasuguste muude segavate faktorite, takistuste ja asjadega, mis ei edene nii, nagu sina tahad ja nii kiiresti, nagu sina tahad, on ju. Aga üldse kogu see HD maailma ikkagi nagu, see, et sina tõid ka selle nagu ettevõtluse vaatesse, siis on ju nagu see on tegelikult ka mind ja meid nagu väga palju aidanud nagu mõista üksteist, on ju.
nagu Mihkel mul kaasasutaja nagu projektorina, on ju, Aigert oli ka projektor ja siis üldiselt, kui me nagu värbasime tegelikult nüüd nagu vabatahtlike tiimi, siis ma tegelikult palusin ju ankeedis täita ära ka selle koha, et kes sa oled siis nagu human designi profiili poolt nagu. See on kusjuures nii äge, et selliseid lisalahtreid hakkab üha rohkem tekkima. Sa mõtled nagu vau, päriselt ka või? Nagu ülilahe ju. Jumal äge tegelikult. Täiega. Et just nimelt see, et kes sa olemuslikult oled, et me saame sulle oskuseid õpetada, on ju. Aga oskuseid on väga hea ikkagi, tead, seemneid on väga hea istutada viljakasse pinnasesse, kus on see soodumus olemas. Et ma ei püüa nagu, oletame, et mingisugusest loomingulisest kogukonnale orienteeritud projektorist teha algatavat müügimeest, on ju. Jaa, täiega. Ja minu meelest nagu mind hästi palju aitas ka nagu see, vaata, kui ma nüüd tahtsin ka värvata ühte inimest ja mul oli nagu endal vaata sees nagu mingi tunne, et siin nagu midagi on, aga ma ei saanud sellele nagu näppu peale panna ja siis ma palusin, lasin sul vaadata nagu meie profiile kõrvuti ja siis on nagu see kuidagi nii palju selgus, sa olid mingi, kuule, see koht siin, see, need, ma olin mingi jaa, täpselt see, mida ma kuidagi ei osanud lihtsalt nagu sõnadesse panna, seda tunnet nagu, et siis, et selles mõttes nagu HD on täiega hea tööriist, mida kasutada ka nagu ongi värbamises, ettevõtluses, elus üldse, et nagu nii palju erinevates, kus seda mõistmist saab olla nagu nii palju rohkem. Ja vaata, paradoksaalselt on see, mida rohkem mõistad ennast, on ju, siis Kuidas sul vihaga lood on? Hea küsimus. Ma arvan, et ma ei ole väga palju lubanud endal viha kogeda või kuidagi, ma ei teagi, ei ole väga vihane inimene. Või ma olen kogenud viimase 2 aasta, võib-olla nagu rohkem viha. Aga üldiselt ma ei tea, ma ei ole väga nagu vihastaja. Aga tegelikult, kui su vabadust on ju piiratud või mingid asjad ei voola, on ju, siis tegelikult ju esimene automaatne asi, mis tekib. Ja kas sa mõtled, et lukku see viha koht või mis sa mõtled? Ma just pigem nagu, vaata sa nüüd mainisid, et sa viimased 2 aastat oled lubanud seda rohkem tunda. Kas sa oled leidnud mingi konstruktiivse viisi, kuidas seda mitte maha alla suruda või ära pakendada, vaid kuidagi siuke, kuidas seda väljendada niimoodi, et teised pihta ei saa ja et... Nende emotsioonidega on üldse see, et ma proovin neid mitte teiste inimeste peale nagu välja valada, sest see lõhub. Jaa. Et, see teravus on ju, et sõnad võivad olla ilusad, aga see energia seal taga võib pussitada 10 korda südamesse. No täiega, see lõhub, et kuidagi kogu lihtsalt ongi nende emotsioonid, saada nende emotsioonid, mina kogen neid emotsioone ja need on lihtsalt mingi energia, mis tahab minus nagu liikuda ja et mul ei ole õigust lihtsalt nagu sinu peale nagu välja valada. Sest see on nagu loodud minu sees nagu liikuma, et seda ise läbi kogeda, seda viha ja nagu kõiki teisi emotsioone nagu samamoodi. Issam, praegu nii tahaks teha selle eeskujuks, et kuidas üks emotsionaalne olend võiks targalt suhestuda keskkonnaga, et see sama värk, et sinu emotsionaalne seisund mõjutab väga tugevalt seda keskkonda, inimesi sinu ümber on ju, ja et tegelikult see primaarne vastutus ongi see, et millega mina tahan maailma mõjutada, mida mina tahan ruumi tuua, on ju. Ja et kui okei on see, et vahepeal ei ole endal okei, kellelgi meist ei ole kunagi okei. Mul täiega meeldiks, et kui see süke arusaam, et ka siis, kui sa kellegi puhul näed, et kõik on kogu aeg okei, et tegelikult ei ole okei, et lihtsalt meil kõigil on ka neid privaatseid hetki, on ju, ja ka sul on see väga privaatne sina, on ju. Et täiega äge, et sa selle niimoodi sisse tood, et just nimelt see selline teadlikkus, et mul on ka neid teravaid kohti, sul peakski olema kindlasti, muidugi on. Edgy places, on ju, ja siis on nagu deep dark places, ja et sinu emotsionaalne seisund hästi tugevalt mõjutab kõiki neid, kellega sa kokku puutud. Jah, ja eks nagu loomulikult vahepeal on kuidagi neid purskeid nagu ikka tekib, aga nagu sa saad kiiremini nagu jaole nendele ja kuidagi nagu see, kui kellegi, näiteks kui ma olen kellegile teisele ikkagi nagu haiget teinud, siis mingi aeg nagu oli mul ikkagi elus, kus ma nagu, ma olin väga kaitsev nagu mingi, it's all you nagu. It's not me, päriselt. Peeglite maailm. Ja siis mingi, et ma sain nagu väga tugeva taipamise koha pealt, et mul ei ole õigus teiste inimeste emotsioone valeks teha. Jah. Et kui mina ütlesin või käitusin mingit moodi, mis tegi sulle haiget, siis palun vabandust.
nagu mingi, nagu ma ikka väga pikki aastaid nagu absoluutselt ikka in denial, nagu ma ei nagu mingi, mis asja nagu my way is the only way ja mina olen kõik midagi valesti teinud siin nagu, mina ei pea millegi vist vabandama hakkama siin nagu. Et jah. Ja aga tegelikult sul ongi nagu, vaata sa oled õppinud seda, aga loomuomaselt sul ongi tegelikult raske märgata teiste emotsionaalseid seisundeid, sellepärast et sul seal ei ole seda avatust. Et sa näed tagajärgede kaudu. Just, täpselt. Et aga mida ma olen täheldanud on see, et enamjaolt või ma siiani vist ei ole kohanud ühtegi manifestorit, kes oleks õppinud noorena või lapsena elutervelt või keda oleks õpetatud noorena või lapsena elutervelt vihaga ringi käima. Et see on niisugune kole emotsioon, on ju, ja kuna manifestori puhul läheb sinna jõud ka taha, siis paratamatult kõik saavad sellega pihta, on ju, ja palju lihtsam on ju, ole tubli tüdruk, naerata, ära tee välja, on ju, ära näita välja. Et ma olen märganud, et enamalt manifestorite jaoks viha on täiega teema, ja väga paljud manifestorid on nagu alguses ka kuskil konsuldis või koolitusel öelnud, et ma ei tunne seda osa endast üldse ära. Et ma ei vihasta üldse mitte kunagi, on ju. Ja siis, kui seda nagu hakata nokkima, siis tegelikult tuleb välja, et see viha on nagu automaatselt, et ma väljendada seda ei tohi, aga see on suunatud kohe sisse poole enda vastu. Ehk siis see on niisugune nagu, kui muidu on viha oleks manifestori puhul, et see niisugune push oda, on ju, mis lihtsalt lendab kuhugi automaatselt. Ja. Et ma enda lapse puhul näen seda jumala palju, et isegi siis, kui ma sõidan ta voogu sisse, on ju, tüüp on hullult hõivatud mingi kõrvaklappidega, ma ei tea, ala mängib mingit mängu, on ju, ja siis ma tükk aega koputan ukse peal, keegi mul lahti ei tee ja siis ma astun sisse, et ma tõin sulle smuutit, on ju, siis esimene asi on see, et ka välja, ära sega mind. Ja jumala teravalt, on ju. Et ja see on olnud tükk maad tegemist, et mitte seda isiklikult võtta, aga ma tema puhul hästi näen vaata seda, et need samad asjad, kui vabadus on piiratud, on ju, et kui tihti tal on ka lihtsalt emotsiooni pealt, tal on ka 12-22, ja tal tuleb emotsiooni pealt jumala tihti siuke, et sa oled kõige hullem ema, sa rikub mu elu ära, ja siis järgmine hetk on siuke, et issand, ma nii armastan sind ja et see on ju. Et mina olen püüdnud teda vaata vihaga õpetada, et tunne ära, kui saad, ära ela välja. Nagu teiste pihta. Et kuidas sul, mida sa võib-olla saaksid soovitada kellelegi, kellel on ka emotsioonid defineeritud ja kes võib-olla isegi on ka manifestor ja kes võib nagu strugglida, nagu päriselt strugglida vihaga? Kuidas see välja on, et need vihased inimesed tuleb kurvaks saada ja kurvad inimesed tuleb vihaseks saada? Et tihti võib-olla nagu selle viha taga ka midagi muud, on ju? Et aga lihtsalt ongi see kuidagi ikkagi selle enda aktsepteerimine, nende emotsioonide lihtsalt nagu aktsepteerimine ja lubamine, et tegelikult me ei sure ära nende emotsioonide kogemise ja tundmise nagu tagajärjel. Et need tihti tunduvad meile lihtsalt mingit kohas nagu eluohtlikud, aga on ju. Aga lihtsalt hakata neid nagu nägemagi, kui see on lihtsalt energia minu sees, mis tahab liikuda, tahab lihtsalt voolata, tahab lihtsalt läbi käia ja seda nagu kiiremaks need lihtsalt nagu lähevad, kui sa ei suru neid emotsioone alla ja ei tee neid valeks. Ma nagu lihtsalt, ma kuulan ja mul on nagu süda nii soe, kuidas sa räägid emotsionaalse olendina ja voolavatest emotsioonidest. Ja siis ma olen lihtsalt nagu nüüd õppinud seda viimase mingi aastaga, ma arvan hästi tugevalt tänu nendele väga emotsioonirohketele kogemustele, mis on tulnud, et mitte neid emotsioone nagu valeks teha ja näha neid lihtsalt kui energiat meie kehas ja see on väga palju aidanud ja selles mõttes, et nagu mul on nagu üks nüüd kindel ka praktika, mida ma teen, nagu et ma istun enda emotsioonidega ja siis mõtlesin, et mina ei ole minu emotsioon, mina olen keegi, kes kogeb emotsiooni, ehk siis istuda ja siis saavutada siis see vaatleja positsioon ja mina saavutan siis vaatleja positsiooni niimoodi, et ma viin tähelepanu enda kuklasse ja lihtsalt hingan siis tähelepanuga kuklas läbi neid emotsioone ja mida rohkem seda teha, seda kergemaks see tuleb ja lihtsalt üks hetk on mingi tehtud ja moving on with life on ju. Et mitte lihtsalt karta neid emotsioone, nendega päriselt lihtsalt olla ja sõbraks saada. See on nii äge, ma täiega tunnen, et sa võiksid sellest tegelikult palju rohkem rääkida. Sest et on päris palju neid, kes ei oska emotsioonidega muud moodi toime tulla, kui lihtsalt ära pakkida, vaata valeks teha. Sest on midagi, mis on meile nagu õpetatud ja kuidas seda nagu teha ja nagu mida me teeme ise nagu ka lihtsalt endaga. Meil tegelikult ei ole õpetatud, emotsioonid on üks põnevamaid keskuseid HDS ka,
sisuliselt justkui pool maailmast on emotsionaalsed olendid, teine pool on defineerimata emotsioonid nagu mina ja pole õpetatud ei ühti ega teisi, tegelikult me ei oska emotsioone ära tunda, me ei oska eristada ennast emotsioonidest, täpselt nagu sa kirjeldad, on ju. Ja hästi tihti meil on nagu emotsioonid ja mõtted on nagu nii läbi segunenud, et me tegelikult ei saa aru, kuidas meie mõte mõjutab emotsiooni ja kuidas me emotsioonile paneme teinekord puid alla mõtetega, on ju. Et need laengud ja kuidagi neid seoseid ja asju nagu natukene nagu pikemaks venitada, on ju, või muuta. Et see on hästi-hästi oluline, hästi-hästi oluline teema. Mida rohkem, mida kauem me samastume selle emotsiooniga, siis sellest saabki kannatus, nagu siis me osutame sellele, ongi mina olen kurbus ja mina olen viha, no ei ole, on ju. Mina olen keegi, mina tunnen praegu. Kogeb, et mind on nagu hästi palju, et ma tihti nagu kasutan ka sõna, et ma kogen, mitte et ma olen kurb, vaid ma kogen kurbust. Ehk siis nagu ma ei samasta ennast sellega ja see ei ole lahutamatu osa sinust, vaid see on see sama vesi, mis saab läbi voolata. Täpselt. Et me oleme nagu, ongi see sükke nagu jõgisid ja siis need emotsioonid nagu voolavad, nad tahavad selles mõttes voolata, aga nad tihti nagu jäävad meile siia kuskil erinevatesse kohtadesse nagu kinni ja siis nad otsivadki väljapääsu ja nad otsivadki siis väljapääsu läbi erinevate olukordade nagu triggerid nagu tulevad, et see triggerid on alati minu enda sees, on ju. Et kui sina midagi ütled ja mina trigerdun selle peale, siis see on midagi, millega mina pean siis tegelema. Sest et muidu mina võin ära minna, tuleb keegi teine ja täpselt, täpselt, et sina oled ikkagi selles mõttes nagu sõnumitooja mulle, et minu sees on nagu see mingi läbi kogemata siis emotsioon ja kuidagi kui hakata sellega tööd tegema ja nagu nägema, siis on täiega game changer. See on lihtsalt, ma teiega loodan, et sul tekib mingi creative urge rohkem seda osa jagada, et see on tegelikult hästi oluline. Ja see on päriselt väga suur väljakutse väga paljude inimeste jaoks, et kuidas nagu emotsioonidega targalt toime tulla nii, et need ei lõhu mind, et ma ei suru neid alla ja ei paki ära ja et nad ei lõhu ka teisi minu ümber. On ju. Aga ja teiega. Kuidas manifestorina see dating life? Ma ei saa, ma ikka pean. Ja siin jälle nagu sind tänama, sest sina tõid selle minuni, et mina olen ka nagu mingi, et nii paljud teised naised kogevad nagu vallal, issand, mul on järjekord meestest ukse taga ja Insta DM-id on, plahvatavad siin, on ja siis küsin, et kuidas sul siis, nagu palju sul siis mehi DM-ides on, ma olen nagu mingi 0. Kui keegi approachi, keegi midagi ei tee ja siis läbi sinu tuligi et tõenäoliselt see võib olla see manifestori energia, et inimesed suure tõenäosusega et sind ei julgetagi approachida, ma mingi päriselt või? Siis oligi vist läbi Dali tuli, on ju, kes on ka meil manifestor, on ju. Ja ta on ka emotsionaalne manifestor, aga natuke teise kanali kaudu, on ju. Ja, et siis kuidagi temaga nagu arutasime seda, siis okei, sul on ka nii või? Davai, okei. Kusjuures see on järgmine tohutult suur väljakutse, nendest manifestori väljakutsetest võiksin jäädagi rääkima, on ju, aga see on nagu päriselt väljakutse väga paljude naismanifestorite jaoks. Meeste puhul on vaata lihtsam sellepärast, et siuke ühiskondlik norm, mine algata, on ju, võta initsiatiiv ja vali ise endale välja, tee esimene samm. Meeste puhul jumal chill, nagu aplodeerime jumal äge. Meeste teab, mis tahab. Aga naiste puhul, et see on olnud väga paljude jaoks hästi suur valukoht ja siis on esimene asi, mis esimene mõte on ju see, et mul on midagi viga, on ju. On ju, et ei ole nii, et küllap võib-olla asi on selles, et ma olen manifestor ja mul on siuke suletud aura ja inimesed ei lähene mulle, ikka on nagu see, et kuule, mul on midagi viga, on ju, et kui teistele kirjutatakse, eks ju, ja kui neil on trobikond fänne ukse taga ja minu DM-id on nagu just lost people, on ju, et oot, aga oled sa nagu märganud või kas sa oled vähemalt proovinud seda, et sa nagu teed ise esimese sammu või ise esimesena ütled tere või naeratad? Kuule, ma ei ole veel teinud, sellepärast, et ma ei ole veel nagu sinna dating maailma veel sukeldunud, et ma nagu kahel siis sellel Bumble date'il käinud, mis olid Bumble on kusjuures amazing manifestorite jaoks. Sellepärast, et teeme esimese sammu, on ju. Ma kusjuures olen mõelnud selle peale, mulle tundub, et Bumble võis olla küll tehtud nagu manifestor naistele. Et kusagil somewhere out there on nagu suurepärased naised, on ju, kellel lihtsalt ei läheneta, teeks neile äpi.
on ju? jaa. jah, aga niimoodi kuidagi sellest, ma ei tea, ma võib-olla olen veel in denial, et ma peaksin seda tegema. Noh, ma soovitan proovida. Kuidas sa seda, sa oled 25, noh, see siuke oma aeg on hästi oluline, on ju. Et tavaliselt ju vaata see osa, mida võib-olla paljud inimesed sinu puhul on näinud, ongi see, et noh, you shine bright. Et nii kui sa astud lavale, on ju, Ketser on sündinud olema laval. Et tegelikult teine asi saladuskatte all, et haruldane oled sa nii emotsionaalse manifestorina, aga see 25 muudab see tegelikult veel haruldasemaks. Juhu. Mis ühtepidi on täiega tore ja teistpidi on nagu mingi jälle mingi haruldus. Jaa, aga you are special. No we all, nagu selles mõttes me kõik oleme omamoodi erilised. Jaa, see on see, mis mulle HD juures tegelikult väga meeldibki, et hästi lihtsalt, hästi loogiliselt ja objektiivselt, et ei ole niimoodi, et ma subjektiivselt ütlen, et minu arvates oled sa eriline, sest et bla bla bla, on ju, vaid et näed, see ja too, on ju. Ja sellist kombot siin maailmas rohkem pole, sest et sa tegelikult ei ole ka ainult oma HD-kaart, vaid nii palju enamat, on ju, sinu kogemused ja see tüüp, kes tegelikult päriselt elab su sees, eks ju. Jep, aga jaa, selle et olla ja särada ja selle kõrvalist, et aktsepteerida seda nagu koopaega, siis see on ka nagu mingi ikkagist viimase aja, kui selline avastus, et tegelikult ma täiega vaja seda. Sa vist ikkagi jooksad ju päris tühjaks, kui sa palju oled nii-öelda laual või teiste inimeste keskel. Jaa, täiega. Ja, aga siis kuidagi, ma ei tea, olen ikka varasemalt ikkagi surunud ennast hästi palju uuesti nagu kohe sellesse, uuesti minekusse. No ma olen 35, sa oled 25, ehk siis sinu puhul on ikkagi rohkem veel vaata seda, et on seltskonnas... Ma tean, mis see 5 tähendab. Kaks on erak. Kaks on erak ja 5 on ketser või? Jaa. Okei, tore. Mis tegelikult panustab veel sellesse kompotti, et kui sa niigi oled manifestorina ja natuke nagu inapproachable, siis 2 on ka, et sa oled nähtaval, inimesed näevad sind, aga tead, nagu kohati on siuke nagu klaas on vahel, on ju. Ja kui sa nagu ise sealt oma klaasi tagant välja ei astu, no siis loodetavasti teised inimesed on piisavalt kaine mõistusega, et nad ei lähe sul lõhkuma klaasi taga, on ju. Aga... jah, ma ei tea, kas see on mingi manifestori teema või see on lihtsalt minu mingi inimtüübi teema, aga mul on tegelikult suured seltskonnad ülikeerulised. Suured seltskonnad võiksid sulle paremini sobida lavalt. On ju. Aga kui sa peaksid suures seltskonnas nii-öelda nagu sotsiaalselt kuidagi nagu lävima, on ju, siis see ongi sinu jaoks keeruline. Ja ma olen nagu, ma täheldasin hullult seda nüüd viimase nagu reisiga ka, et meil oli nagu siuke natuke suurem punt naisi, on ju, ja ma olen kogu aeg nagu mingi ikkagist nagu mingi oma ette nagu. Võt, see on see 2 värk, et seda eraklikkust, et tegelikult see oma aeg on sinu jaoks üli oluline. No see 2-5 on, 5 seal õnneks ajab su vahepeal välja, on ju, noh, et lähen ja jagan, on ju, lähen ja säran. Ja sisuliselt nii kui sa välja astud, sa oledki teistsugune. Ja siin see halo pool ka, et väga paljud ikkagi näevad sinus mitte kohe sind, et päris selle eheda sinu tundmaõppimine võtab aega. Täiega. Et aga see 2, see vajadus oma aja ja privaatsuse oma ruumi järgi, et siuke hingasin sisse välja, laadisin kõik maha, kuidagi asjad loksusid minu sees paika, lugesin raamatut, olin lihtsalt iseendaga, et sul peaks hakkama tegelikult vist päris halb, kui sul seda aega on vähe. No jah, ei hakkabki. No nagu kuidagi nagu pahuraks muutun. No ja siis me teame, kuhu see manifestori puhul välja viib, on ju. Jah. Sul on tegelikult sul on veel 2 hullult ägedat kanalit lisaks igast muudele hästi ägedatele asjadele, ma võiks just nii palju rääkida. Räägi, on ju. Näed, manifestor, nii. Jaa, aga sa oledki loodud selline olema ja saad aru tegelikult, kui seda nüüd nagu elu tervelt aktsepteerida ja teate mis, ja olengi orienteeritud iseendale ja olengi loodud olema orienteeritud iseendale ja ma lihtsalt informeerin teid, et nüüd see suur okkaline siil hakkab liikuma sinna suunas, kes tahab hüppab pardale, kes tahab astub kõrvale, on ju. Et informeerimine ei ole loa küsimine, et see oma suurusesse kasvamine on oma suurusesse kasvamine, kõigepealt koorid hullu hunniku mingeid asju maha, siis hakkad kasvama iseenda suurusesse. Tere tulemast elu, on ju. Aga mulle täiega meeldib su 10-20. Nii, mis sulle ei ütle see mitte midagi, see on nii äge mina oma selle koodkeelega vahepeal. Et see, kuidas sa tegelikult
oled täiesti unikaalne, väljendades ennast täiesti unikaalsel moel, inspireerid teisi ka ehedamalt, julgemalt iseendana elulauale astuma ja sellepärast mulle nii täiega meeldiski sinu see mentorlusprogramm, mida sa tegid. See oli nagu täpselt nagu you empowering other women to be the best version of them, on ju. Et see oli nagu nii amazing ilus. Mul on endal 10 ühendatud 57-ga, kes HD-st natuke rohkem teab, siis 20 on mu splitivära, ma sinna praegu rohkem teemasse ei lähe, on ju, aga värav 10 ja enesearmastus on üks keerulisemaid väljakutseid läbi elu. Jah, kõigi jaoks, kellel see 10 seal on. Et sõnasta uuesti korra. Enesearmastus. On väljakutse või? Aha, okei. On küll, jah. On ju? Täiega. Ma just mõtlen ka, et ei peaks vist üllatus olema. Et see on hästi-hästi huvitav aktivatsioon ja see on nagu nii äge, kuidas tegelikult sina näidates erinevaid külgi endast ja õppides ise ennast rohkem armastama, kui palju sa tegelikult inspireerid teisi sama tegema. Et see 10 täiesti omamoodi, täiesti unikaalne väljendan ennast ja noh, olengi nii-öelda see tulp nartsissi põllul, on ju, ja siis ma lähen karikokra põllule ja siis ma olen mingi sinilill seal, on ju. Et ja siis püüa mitte võrrelda maailmas, kus kogu aeg ennast võrdlevad kõigiga. Et see värav 10... See võrdlemine on ikka nagu päris crazy. No see värav 10 vaata, ega ma mõtlesingi, et see on selline põhjus, aga paneks selle killukese ka siia, et minu enda jaoks on olnud ka 10-ga see võrdlemise tripp on olnud vast üks kõige suuremaid trippe, sest et läbi terve elu ju väiksest peale meid on võrreldud ja meid on õpetatud võrdlema ja noh, läksid kooli, siis see asi ainult süvenes. Kellel on ilusam pilt, on ju, kes on edetabelis kuskil, on ju, kes saab 5, kes saab midagi muud. Et kuidas sa sellega, mida sa võiksid ise selles osas, mingi tark soovitus, elutarkus, mis on sind aidanud? Teistega võrdlemise teemal mõtled või? Et õppida ennast armastama sellisena, nagu sa oled, ilma võrdlemata, loomata mingeid tingimusi, eelduseid. Ja minuga on nagu hästi huvitav see, et ma tunnen, et kuidagi et see võrdlemine on nagu nüüd tulnud. Hästi suuresti nagu kuidagi nüüd pärast kogu seda lahutuse protsessi ongi see, et nagu kui kogu mingi eneseväärtus läks veel nagu mingi, mis mitte nulli, vaid mingi kuidagi miinusesse ja nüüd kuidagi sealt ma olen hästi palju hakanud märkama seda ma ei tunne, et ma oleks varasemas elus seda üldse nii palju kogenud, et ma olin nagu siis ikka, this is me, kuidagi see nooruse uljus veel sinna juurde ja kõik need mingi, maailm on minu päralt ja valla ja mina tulen, ma olen nagu nii crazy'sid kuidagi mingi tööalaseid asju ka nagu elus teinud, mis ei tundu üldse nagu loogiliselt, et kuidas see nagu näiteks, üks, et ma kallasin Tartus on ja baaris tekiilat šotte inimestele kõrist alla, järgmine hetk ma olin Põhja-Tallinna valitsuse avalike suhete nõunik, omamata 0 kogemust, haridust või mitte midagi. Alateadlik ketser. Ma lähen sinna ja ma olen mingi niimoodi, ma olin mingi mega plaatinablondid juustega 23 aastane lihtsalt, nagu ma ei teadnud nagu mitte midagi ja ma olin mingi, me hakkame seda siin ümber tegema, me hakkame seda ümber tegema, hakkame kõike tegema ja saagu reformid, on ju. Ja sealt edasi on nagu kogu aeg see nii nagu läinud, on ju, et ma ei nagu ja ka nüüd on tulnud see mingi võrdlemise teema, nagu vaatame, kurat, nagu vaatan seda Dalid on ja mingi fuck, nagu mingi, ja olles temaga, ta läheb jumala paremat manifestori elu kui mina, nagu. Kusjuures see on põnev lugu on sellega, et ma olen palju juurelnud selle üle, et vaata inimesed vanasti olid palju õnnelikumad, sellepärast et siis oli neil võimalik võrrelda ennast ainult, ma ei tea, mingi naabrinaise on ju. Ja nüüd on see mingi sotsmeedia ja kõik see kamma ja mis toob meile selle nagu nii hästi lähedale, selle võrdluse nagu nii kergeks. Nii paljudega. Ja nii paljudega. Ja teine asi on see, et mitte selle objektiivse osaga, milline nende elu päriselt on. Vaid highlightsidega. Ja tihtipeale nagu filtered highlightsidega, on ju. Et see võrdlemise värk on täiega teema, see on hästi sürre, et mul oli ka mingi periood, kus mul nagu seda üldse polnud, on ju. Ja siis mingi hetk jälle läbi, ja see on nii naljakas, et see tuleb alati läbi teiste inimeste. Et nii kui keegi teine hakkab võrdlema, ja ühtepidi ma saan aru, et ilma, kõik omadussõnad on hinnangulised ja suurem kui ja väiksem kui ja parem kui ja mis iganes, aga et kui tihti me tegelikult võrdleme, me saame võrrelda, ma ei tea, mingi klaas ja tops on ju, kumb on funktsionaalsem ja kumb on suurem ja kuhu mahub rohkem, et aga kuidas me tegelikult oleme õppinud inimesi võrdlema,
tegelikult me võrdleme ju elusolendeid, keda tegelikult ei ole võimalik ju objektiivselt võrrelda. Et kui me lähtume sellest printsiibist, et me kõik oleme unikaalsed, siis kuidas me tegelikult saame öelda, et keegi on nagu parem või ja isegi siis, kui me nagu ütleme, et keegi on ilusam, siis me tegelikult lihtsalt ütleme, et see inimene on rohkem minu maitse, on ju. Noh, vastab rohkem minu ilumeelele kui... Jah, no enda puhul ma praegu nagu näengi seda, et kui ma nagu olen nagu tegemas mingit enda asja ja ma olen nagu, siis mul ei ole aega tegeleda selle võrdlemisega. Ja kui praegu on nagu veitsa sellisem nagu, on ja low-imp nagu periood on ja veits energeetiliselt on ja veel vaat nagu kuhu minna, mida teha, vot siis on see, et nagu mingi, mul on aega hakata võrda, mul ei ole elus lihtsalt olnud aega tegeleda selle, et vaadata üldse, mida nagu teised, ja ikka nagu, ja siis rohkem eladki nagu kaasa teistele, mingi jumala äge, kõik teevad oma asja, aga sa oledki nagu, sa paned nagu seda enda rada. Ja nüüd, kui see enda rada on praegu veel nagu siuke wobbly veits on ja, et siis ongi nagu mingi, kuule, aga tema rada tundub põnevam praegu. Miks nagu minu rada praegu ei ole selline? Left out of life, on ju. Jah, ja siis see ongi lihtsalt nii suur märk, okei, tagasi endasse nagu, tagasi lihtsalt see kutsub tagasi rohkem endasse. Mina olen tegelikult sama nõksu kasutanud, et see, et kuule, kus su tähelepanu on, et tagasi koju ise endasse, et hästi äge on see, et kaasuvalt sellega, et ma olen märganud, et ma olen hakanud siit välja kukkuma, siis ma olen tegelikult hästi märganud ka seda, miks ma kukun välja, millal ma kukun välja ja et kui palju seal tegelikult aitab see, et kui ma olen nagu living it to the max ise endana, et ma olen nagu nii kohal oma enda elus ja nii kohal oma selles tegevuses, mida iganes ma teen, siis mul ei ole seda kriitilist kõrvalseisjat. Sest tavaliselt, nii kui me hakkame võrdlema, siis meil tekib see mingi tüüp kuskile, mis iganes õla peale või kuhu iganes ta tekib, on ju, kes on siuke, et kuule, vaata, mis sa nüüd ütlesid ja mis sa nüüd tegid ja kuule, vaata, tema teeb nii või tema teeb naa või kuidas on, on ju. Ja mulle tundub, et see enesearmastus on hästi naljakas, ma sellest üldse räägin, see on minu jaoks olnud ka vaata siuke terve elu üks suurimaid trippe, aga see selline unikaalsuse hindamine ja enda sellisena armastamine, nagu ma päriselt olen, on praegu hästi oluline, hästi aktuaalne. Täiega. See eheduse tripp, mulle nii meeldib, kuidas sina tõidki selle, et see ehedus on kõrgem sagedus, on ju? See on nii kuidagi kohe resoneerus. Ehedus tegelikult ei ole, vaata eheduse osas on ka praegu hästi palju mingeid rolle ja norme, on ju, et milline peab ehe inimene olema. Meie ehedus, meie loomulik seisund on kõigil täiesti erinev ja see ka muutub ju ajas ja olukordades, eks. Jah, täpselt nagu sa ütlesid, minu arust nagu Ilona Karula ütleb ka seda hästi palju, et loomulikkus ongi sinu loomulik seisund, on ju? Nagu, mis on siis, et see on see loomulikkus, on ju, täpselt, on ju? Ja see ongi ehedus ja see ongi see kõige kõrgem seisund, kus me resoneerume oma inimestega ja oma võimalustega. Ja mis on minule loomulik? Ei pruugi olla üldse kellelegi teisele loomulik, on ju. Just. Täpselt ja selles ehete, aga welcome to the journey of planet Earth ja we chose this. Here we are, ja. Kuule, aga lõpetuseks, kui sa nüüd annaksid mingi 1 või 2 head tipsi manifestoritele, mõnele teisele näiteks emotsionaalsel manifestorile või üldse manifestorile, mis võiks olla mingi 1-2 head tipsi või nõuannet? Et kuidas elada lifehacki. Kuidas elada elu manifestorina või? Hästi. Mis on sind aidanud või üks hästi hea asi, mida sa mainisid, oli see emotsioonidega toimetamise värk. Kindlasti. See oli, priceless. Kindlasti ja ma arvan, et see on ka väga hea nagu kõigile, mitte ainult manifestoritele, aga eriti emotsionaalsetele manifestoritele, et hakata lihtsalt uurima emotsioonide kohta. Tänases maailmas nagu materjali on lihtsalt nagu nii palju leia see, mis sulle toimib, täpselt on ju, Ingvar Villid on kirjutanud raamatuid, on ju, emotsioonide kohta, neid tehnikaid, minuga need ei resoneeru, raamat ülihea, mis annab nagu üldse nagu nii, avab seda kogu emotsioonide maailma nii hästi, on ju, aga mind aitas näiteks Eva Lepik hästi palju just nagu täpselt selle tähelepanu viimisega nagu kuklasse ja nende läbi kogemist, et ole lihtsalt uudishimulik. Ja proovi ja just nimelt, et ära ainult lugemise tasandile jää, vaid proovi. Jah, ega sellest lugemist nagu kasu ei tule, et see kuidagi kogu see töö emotsioonidega on, ma arvan, nagu, see on nagu täiega muutja, mis aitab lihtsalt elu ongi kergemalt, mõnusamalt, nauditavamalt hakata kogema. Ja minu jaoks nagu täpselt see nagu ikkagi see hinga, on ju. Mis tihti vahepeal ikka läheb meelest ära nagu paljude asjadega. Aga et see, et tulla kohale ja hingata. Ja eks see oma suurusesse kasvamine
on, ma arvan, meil siin manifestoritena see teekond, kellel võib-olla lihtsam, kellel keerulisem, on ju, aga et kuidagi see enese aktsepteerimine, on ju, et aktsepteeri iseennast sellisena, nagu sa päriselt oled. Ja tegelikult täiega okei on olla liiga palju. Mis on liiga palju, on ju, normi võrdes või mingisuguse võrreldes mingis normi või standardi või mis iganes kastikesega, kuhu meid on püütud suruda, on ju. Jah, kuidas mingi Instas oli vahepeal mingi ülihea reel selle kohta, et mingi you think I'm too extra või midagi sellist, et maybe you're just too basic. Ja, ma tean, ma olen näinud seda. Ma olen näinud seda. Et kuidagi jah, selle iseenda aktsepteerimine selles teekonnas ja ongi see ikkagi see enese teadlikkus, see kogu nagu pidev see uurimine ongi nagu läbi HD, läbi, ma ei tea, mingi diskimudeli, läbi erinevate asjade üldse nagu lihtsalt see, et ole uudishimulik iseenda suhtes. Ja siis, ja kui ma arvan, mis on nagu üldse, ma arvan, elu suurim häkk minu arvates on need inimesed, kes on sinu elus. Et kui sa nagu, on ja, elena üks nagu nii hea, et kui sa nagu need inimesed ümber, siis life gets so much better, more exciting, nagu lihtsalt, kõik läheb nii palju paremaks, kui sa leiad enda inimesed, kes tõstavad sind, kes toetavad sind, kelle sa saad inspiratsiooni. Kellega sa saad olla loomulikult sina ise. Täpselt nagu, täpselt nagu nii tore, kui sa leiad need inimesed, siis elu läheb palju ägedamaks. Et find your tribe täiega. Nii. Täiega aitäh, et sa tulid, täiega aitäh, et sa jagasid. Aitäh, et sa kutsusid täiega. Ma täiega usun, et see kõnetab paljusid ja et siit on nii palju mingeid väikseid tipse ja lifehacke. Ja nii äge, et sa hakkasid seda podcasti tegema. Nagu nii lahe. Ma tegelikult päriselt ka vaata see sama värk, mida ma siin mainisin, et infot on palju, mida lugeda, aga see, kuidas see nagu in real life, et kuidas me nagu päriselus tegelikult elamegi, mingite generaatorite, manifestorite, projektorite ja igasuguste muude erinevate asjadega, et mul tundub, et sellel võiks olla oma väärtus, elame näeme. Täiega, ei, me ei ela siin, me näeme. Me näeme, aga me elame ka. Me elame ka, aga selle podcastiga me näeme. Me näeme seda tõusva tähena. I have spoken. Manifestor on rääkinud. Täiega aitäh sulle. Aitäh sulle, Helen, aitäh kõigile. Aitäh sulle ka, kuulaja, vaataja ja meie lähme nüüd sööma.